Tere kõigile korvpallisõpradele, mina olen Marko Kiljak ja teen teile väikese ülevaate siis sellest, kuidas Tartu Ülikooli korvpallimeeskond Šiauliais Balti liiga pronksi järel käis. Selline 6-7 tundi sõitu ootas meist ees ja peale lõunat Tartu Ülikooli spordihoone juurest start anti. Et Leedu sõit sinule on nagu mõnes mõttes kojuminek? No, kas ta nüüd kojuminek on, aga võib-olla tuttavam kui mõnel teisel, jah. No 7 tundi bussis sõita, et sellel hooajal väga palju seda teha ei ole tulnud, et kuidas see meeskonnale mõjub või nii-öelda vanemad mehed on sellega harjunud, noortel on võib-olla natuke harjumatu. Jaa, eks see on elu üks osa, et ka sellised sõidud nõuavad õppimist ja harjumist, aga no ma loodan, et nii juhul ei ole, me ikka siin sügisel paar korda käisime, et midagi ikka teavad. No mis nüüd täna homme ees ootab meeskonda, et jõuame Leetu, ilmselt täna siis trenni enam ei tee, on lihtsalt õhtusöök ja puhkus ja hommikul viskamine, venitamine, soojendus? Täpselt nii, et täna on pikk sõit ja katsume sellest ellu jääda, õhtusöök, kõik magama. Hommikul on hommikusöök, siis vaatame väikse video, lähme teeme väikse tutvumise saaliga, vaatame mõned asjad veel üle, mis siit eilsest Salgedese ja Šiauliai mängust nagu kaasa võtta. Ja siis ongi lõuna ja mängu eile snacks ja mäng. Half hour, 30 minutit. Pärast 4-tunnist sõitu oleme jõudnud Riiga ja kõigi rõõmuks saab ennast siis natukene sirutada. Bussijuht Tõnis peab tegema väikese pausi ja 30 minutit kulub kõigile marjaks ära. Sina ei ole väga palju Lätis ja Leedus käinud, et mis tunne on nüüd 7 tundi loksuda? Ega ta mõnus ei ole, et on mugav niimoodi, kui sa oled nagu lühema bussireisi pealt lähed, et keha jääb ikka veidike kangeks, kui nagu pikk bussisõit on nagu jalgades ja seljas ka. Millega sa aega veedad, et kui selline pikk sõit on, et mis sa siin teed? Ma vaatan, sul on arvuti, klapid on, mis sa vaatad praegu? Praegu vaatan filmi, aga vahepeal mängime kaarte siin noorematega, räägime niisama juttu, kuulame muusikat. Nooremad mehed ütlesid, nad mängivad ka vahepeal kaarte, et kas sina kui vanema generatsiooni mees oled ka neile seda kaardimängu pisikut edasi andnud või kuidas teil endal kaartimänguga siin on, et täna ma vaatan veel kaartimängu ei käi? Ei, me nagu liiga palju jah, nagu kaarte ei mängi viimasel ajal, aga on olnud siin aegu küll, kus on nagu kõvasti taotud ikka tunde, et praegu nagu võib-olla ei ole selliseid kaardimängijaid väga palju või? Mis jalad ja selg teevad, kui nüüd see 7 tundi siin bussis ära olla, et vähemalt õnneks ei pea täna mängule minema, et sa hotellis öö välja sirutada, aga kui mängule peaks minema, siis pikkade meeste jaoks oleks päris problemaatiline. No jah, et eks ta raske on, kui sa 7 tundi pead bussis siin nagu liigend nuga olema, aga mis sa teed, vahest on vaja ka sedapidi toimetada. Tundub, et ka Tartu meeskonna legionär mängijad tunnevad ennast suhteliselt mugavalt. Steven Cookil on juba kolledži ajast reisimine tuttav ja mugav kaelapadi kaasas ja kõige pikem mees Karl Engström on siis hõivanud kõige pikema pingirea, kus saab jalgu sirutada ja tema tegeleb tavaliselt sõitudel magamisega. Ja 6 tunni pärast oleme jõudnud Šiauliaisse, kus ootab meid siis ees Šiauliai meeskonna poolt pandud hotell, mis ei ole nüüd küll päris esimeses nooruses, aga vähemalt näeb välja nagu pilvelõhkuja. Seejärel ootab meeskonda ees õhtusöök, salat, praad ja magustoit ja seejärel tulebki minna puhkama, et järgmise päeva mänguks ja hommikuseks trenniks ennast välja sirutada. Toomas, kas kuulsaid Leedu keedumakarane kandena pakkumises? Šepelin ei ole. Uus päev on käes ja Tartu meeskond liigub hommikusesse trenni Šiauliai areenale, mis teeb mõistagi kadedaks ka tartlasest korvpallisõbra 5000+ vaataja kohta. Nii, Toomas, räägi, mis sa hetkel teed? Ma vaatan veel
õhtuseks videoks mõned klipid üle individuaalses plaanis, et näidata, kes mida teeb. Enne mängu teete, et kui intensiivne see on, missugune see mudel on? On see alati ühesugune või täna teistmoodi? No üldiselt ei ole väga intensiivne, et viskame saaks rõngast tunnetust, saali tunnetust paremini, võib-olla mängijad tajuksid natukene, mis toimub ja üldiselt hommikused trennid ei ole midagi väga intensiivset. Käime mõned taktikalised nõksud veel läbi ja viskame, võimleme. Et pigem nagu see on niisugune valmispanek õhtuseks mänguks. Miks sa Liis tööd ei tee? Praegu ei olegi Kas kõik on terved ja korras? piisavalt teeb. Priit, kas selline hall nagu siin Šiauliais on, võiks olla ju iga kossumehe unistus, et saaks sellises hallis mängida, et mis siis, et suur? Muidugi. Šiauliai on väga hea saal. Hetkel oleme siis videoruumis Kandimaa, mida sa meestele näitad ja kui palju sa näitad ja mis klipid siin vaatamisele tulevad õige pea? Enne mängu tavaliselt vaatame üle individuaalsed klipid, mismoodi individuaalsed mängijad, tugevused, nõrkused ja keskendume rohkem individuaalsele. Kui pikalt sa näitad või on teil välja kujunenud ka mingi kindel selline aeg, kui suure ajaga te hakkama saate või see on iga kord erinev? Oleneb mängust, aga üle 20 minuti tavaliselt ei lähe. Pigem võib-olla 10-15 kiirelt ära enne mängu ja hästi. No sina oled mänginud ise sellel ajal, kui veel väga palju video vaatamist ei olnud või kui vaadata, siis keriti video Maci pealt. Ma arvan, et sa oskad rääkida ka sellest ajast, kui selliseid videoanalüüse veel ei olnud, et mismoodi siis mänguks valmistuti, lihtsalt treener rääkis nende mängijate kohta, keda keegi võtma peab või kuidas see siis välja nägi, kui ei olnud video vaatamise võimalust? Ei, no oli ikka küll seda video vaatamist ka, aga jah, pigem nagu prooviti väljaku peal võib-olla mängida need asjad, mis vastased teevad. Aga nii nagu sa ütlesid, et siis nii palju ei tegeletud selle scoutinguga. Kui kaua sul umbes aega läheb, et üks selline videoklippide kogum valmis teha, kaua sa pead selleks ette valmistuma näiteks? No ühte mängu vaatab kuskil 1,5–2 tundi. Hetkel oleme siis Šiauliai areena garderoobis ja kui mehed on hetkel sooja tegemas ja saavad võib-olla siis enda pingeid natukene lihtsamalt maandada, mis treenerid enne mängu teevad, et te ei saa minna ja joosta ja muu asja peale mõtled, et kogu aeg tiirleb ju tegelikult mäng peas, Priit. Nojah, tuleb asjad kirja panna ja mida mängus tegema hakkame, läbi mõelda viimased mängid. Ega see ongi treeneri töö. Kas leedukate vastu minek on sul nagu ka selline nii-öelda nagu natukene teistmoodi tunne ka, kui mõne muu maasatsi vastu mängida? Ei ole midagi teistmoodi. Ega siis vastased on erinevad ja ega sellest midagi ei sõltu. Kuidas Kandimaa sina valmistud mänguks, et mõtled, vaagid, mis sinu selline ettevalmistus on umbes 45 minutit enne mängu? Minu ettevalmistus on tehtud juba, minu oma lõppes videoruumis ära.
minul ei ole mingeid peal, ma ootan, kui mäng pihta hakkab. Näe. Ready. We want press anyway. Aggressive defense. Lower 4, 22, 52 if you need. But don't go to the steal like you do couple games forward. They must stay between our basket and we want same story like Robbie made this mistake that they start attack his basket. So this must be our defense. If they goes over, remember, with 8, we play different defense and other guys will play. Nagu ikka leedukatega on mäng väga põnev, aga Tartu kontrollib kogu mängu ja pronksmedalid kuuluvad taas jällegi tartlastele. Tartu meeskonna peatreener Priit Vene, et siin Javtokase selja taga, ütleme, on päris mõnus seda intervjuud anda, et samal ajal oli teisel pool platsi Leedu legendaarne treener Sireika, et see pronks oli ikka päris magus täna. No, mis siin salata, ikka magus, jah. Mul Sireikaga on õnne teist korda, kui ma Baltais olin peatreener ja kõik just sain nagu peatreeneriks, pooled mehed olid ka läinud, tulime siia üsna räbala satsiga ja võitsime, siis ta oli veel rohkem pettunud näoga. No mis selle võidu tõi, et võiks öelda, et tervet mängu ikkagi täna Tartu kontrollis ja Šiauliail väga palju variante ei olnud, et mõned hullud kolmesed vahepeal neil läksid, aga mängisite üle igas elemendis nad. Meie plaan töötas, ütleme, kaitseformatsioon, mis me muutsime, see ka täiega töötas, et üks ülevalt vajutamine ikka tuli perioodisel ära lõpuks, aga mängisime nagu meeskondlikult ja kõik võitlesid ja kõik tegid oma tööd ausalt, nii et väga tubli. No nüüd 7 tundi Tartusse tagasi läheb natuke lõbusamalt. Noh, parem ikka kui nukurutseda, nii et ei ole siin ikka, jah. Palju õnne, pronks on meie. Jaa. Ka mõned tublid Tartu meeskonna fännid olid pika tee Leetu ette võtnud ja ilmselt jäid rahule nemadki. Kui kõik ootavad nüüd kaadreid suurest võidupeost ja meeletust peost tagasisõidul, siis pean kõiki kahjuks kurvastama, sest Leedus lõpeb alkohoolsete ja joovastavate jookide müük õhtul kell 8, nii et võidusampust Tartu mehed tagasisõidul nautida ei saanud. Aga kiire 6 tundi sõitu ja Tartu meeskond õnnelikult pronksiga kodus. See ya.